tere! Räägime täna ühest asjast, mis on absoluutselt iga kogukonna projekti A ja O ja see on, kellele me seda kõike õigupoolest teeme. Tundub lihtne küsimus, eks? Aga just siin peitubki võti, kas projekt õnnestub või mitte. Okei, mõtle korraks oma idee peale. Kui sa alustad midagi uut, kes on see inimene või see grupp, kelle elu sa päriselt muuta tahad? Ja usu mund, just sellest küsimusest algab absoluutselt kõik. Et sellele vastata, peame rääkima sihtrühmast. Mõtle sellest kui märklauda tabamisest. Iga hea projekt vajab täpset sihte, et mitte niisama huupi tulistada. Ja see sihtrühm, nemad ongi need, kellele su projekti tegevused on otse suunatud. Inimesed, kellega sa päriselt koos töötad, kelle jaoks sa midagi lood. Just nende mure sa lahendad. Nemad ongi su projekti süda. Et see asi selgemaks teha, võtame mõned näited. Su sihtrühmaks võivad olla näiteks kohalikud noored, kellel pole õhtuti mitte midagi teha. Või hoopis eakad, kes tunnevad end üksi. Või miks mitte väikelastega pered. Või ükskõik milline kindel grupp. Ja siin kehtib reegel, mida täpsemalt sa tead, kellega sa räägid, seda parem. Aga oota, see pole veel kõik. Asi ei piirdu ainult sihtrühmaga. Iga hea tegu tekitab sellise positiivse lainetuse ja kõiki neid, keda see laine riivab, nimetamegi kasusaajateks. Kasusaajad on siis perimeetrid kõik, kes su projektist kasu saavad, isegi kui nad polnud otseselt asjaga seotud. See on see kaudne mõju, mis on tihtipeale isegi võimsam kui see otsene. See on täpselt nagu kivi vette viskamine. Plärts. See koht, kuhu kivi kukub, see on sinu sihtrühm. Aga need ringid, mis veepinnal laiali lähevad ja kaugemale jõuavad, need ongi kasusaajad. Mõju on palju laiem, kui esialgu tundub. Okei, aga miks me üldse peame neil kahel vahet tegema? Sihtrühm, kasusaajad, mis vahet seal on? Tegelikult on vahe tohutu. Ja just nende kahe mõistmine aitaks sul luua projekte, mis päriselt midagi muutavad. Vaatame neid korra kõrvuti. Sihtrühm on sinu fookus. See on konkreetne probleem, mida sa lahendad. See on projekti tuum. Aga kasusaajad, nemad näitavad selle projekti täit potentsiaali, seda laiemat positiivset muutust kogukonnas. Üks on siis see, keda sihid, ja teine on see, mida sa sellega tegelikult korda saadad. Ja siin on üks superhea näide, kuidas see päris elus töötab. Kujuta ette, et sa teed korda ühe vana ja räämas pargi. Miks? Sest sa tahad, et kohalikele noortel oleks koht, kus hängida. Selge, noored on sinu sihtrühm. Aga mis tegelikult juhtub? Tulemuseks on ilus ja turvaline park, kus jalutavad ka eakad, mängivad pered ja istuvad niisama naabrid. Nemad ongi kasusaajad. Ja vot siin ongi see konks. Kui sa tead täpselt, kes on su sihtrühm ja kes võiksid olla kasusaajad, siis sa oskad seada palju-palju paremaid eesmärke. See omakorda aitab valida just need õigeid tegevusi, mis toovad kõige rohkem tolku. Nii et kui sa tänasest jutust peaksid meelde jätma ainult ühe asja, siis olgu see. Selge siht toob laia kasu. Mida paremini sa oma sihtrühma tabad, seda võimsam on see positiivne lainetus, mille sa kogu kogukonnas tekitad. Ja lõpetuseks jätan su ühe mõttega. Mõtle oma kodukoha peale. Mis siis johtuks, kui iga uus projekt, olgu see suur või väike, mõtleks kohe alguses mõlemale, nii sihtrühmale kui ka kasusaajatele? Kujutad sa ette, kui palju ägedamaks meie kogukonnad muutuksid? Mõtle sellele. Ja aitäh, et kaasa mõtlesid!